tere tulemast kuulama! See materjal siin keskendub Citigroupi ja Morgan Stanley plaanidele siseneda Londoni kullaturu kliiringu ja hoiustamise ärisse. Ja see esitab muidugi väljakutse JP Morgani praegusele, domineerivale positsioonile. Lähme kohe asja juurde. Jaa, põnev teema vahtlemata. Alustaks ehk sellest, et mis selle loo tuum on ja kuidas see lugejat haarab. Materjal toob küll välja uudis, et 2 suurpanka, Citi ja Morgan Stanley, plaanivad Londoni kullaturu kliiringu ärisse siseneda. See on iseenesest ju märkimisväärne. Jah, see fakt iseenesest on selgelt välja toodud, aga siit kohe ma aitaks koorubki esimene suurem tähelepanek. Et artikkel annab küll uudisest teada, kuid selle sügavam tähendus ja see ainulaadne vaatenurk jäävad kuidagi pinnapealseks. Täpselt, et me saame teada, mis toimub. Uued pangad on tulemas, JP Morgani positsioon on justkui ohus. Aga see miks ja mida see tegelikult tähendab, see jääb natuke õhku rippuma, jah? Just. Miks just nüüd? Peale selle üldise kullihinna tõusu, mis on ju laiemalt teada niikuinii. Ja mis on selle sammu strateegilised tagajärjed pikemas plaanis, nii nendele pankadele endile kui ka turule tervikuna? Seal ongi see nõrkus siis vist, et fookus on sündmusel, aga mitte selle tagamaadel ja võimalikele mõjudel. Lugejale jääb ebaselgeks, mis teeb selle uudise eriliseks võrreldes kümnete teiste finantsuudistega. Mis see konks on? Just see konks ja aga miks ma peaksin hoolima? Küsimus vajaks tugevamat vastust. Et lugeja tunneks, et see lugu on tõesti oluline ja pakub midagi enamat kui lihtsalt uudisnuppu. Mis sa siis soovitaksid? Kuidas seda analüütilist poolt tugevdada? Siin oleks selgelt vaja minna süvitsi. Lihtsalt faktide kirjeldamise asemel pakkuda rohkem konteksti, analüüsida neid võimalikke põhjuseid sügavamalt ja võib-olla isegi pakkuda põhjendatud spekulatsioone tagajärgede kohta. Leida see nurk, mis eristaks seda lugu tavapärasest uudisvoost. Ja siin on paar mõtted, kuidas seda teha võiks, näiteks see ajastuse küsimus. Kas mängus võiksid olla ka mingid regulatiivsed arengud, mida tekst ei maini? Äkki on Londonis midagi muutumas reeglites, mis teeb turule sisenemise lihtsamaks? Või ahvatlevamaks? Või vastupidi isegi, et äkki on mingid regulatsioone tulemas, millele need pangad üritavad kuidagi ette jõuda? Täpselt, või tehnoloogiline pool. Kulla kliiring pole just see kõige, uuenduslikum valdkond traditsiooniliselt olnud, eks. Kas on mingid tehnoloogilisi uuendusi kliiringusüsteemides, mida Citi ja Morgan Stanley saaksid ära kasutada, et pakkuda efektiivsemat või odavamat teenust kui näiteks JP Morgan? Või on hoopis JP Morganil endal mingid nõrkused, mingid tehnoloogilised või teenustuslikud asjad, mida uued tulijad näevad võimalusena? Väga hea punkt. Ja veel võiks süveneda nende 2 panga, Citi ja Morgan Stanley enda tausta, milline on nende varasem kogemus väärismetallide turul. Nad ei ole ju päris uued tegijad selles vallas laiemalt. Just. Kuidas see varasem kogemus ja olemasolev kliendibaas võiks mõjutada nende praegust sammu just Londonis? Millised võiksid olla nende eelised? Või vastupidi, riskid võrreldes JP Morganiga, kes on seal aastaid domineerinud? Absoluutselt. Ja lõpuks võiks vaadata tulevikku. Et tekst võiks visandada mõned võimalikud stsenaariumid. Mis juhtub Londoni kullaturuga tervikuga, kui need 2 panka edukalt sisenevad? Kuidas see mõjutab likviidsust, hinnastabiilsust, konkurentsitaset? Kas see võib hoopis killustada turgu või vastupidi, tuua juurde uut energiat ja mahtu? See on ju oluline küsimus. Ja kas see võib olla päästikuks, et kui Citi ja MS edukalt sisenevad, kas me võime näha ka teisi suuri panka sama sammu kaalumas? Kas sellest võid saada suurem trend? Just. Need on need küsimused, mis aitaksid lool omandada palju suurema kaalu ja tähenduse. Nendele vastuste otsimine või vähemalt nende küsimuste tõstamine ja analüüsimine tõstaks loo hoopis teisele tasemele. Selge. Nii et liiguks uudise teatamisest sügavama analüüsi ja tähenduse loomise suunas. Täpselt. Ja see pinnapealsus võib osaliselt olla seotud ka sellega, kuidas informatsioon on esitatud. Mis viib meid järgmise punktini? See on struktuur ja sisuloogika. Jah, ma märkasin ka. Praegu liigub tekst üsna kiirelt uute sisenejate plaanidelt turu praegusele struktuurile, siis LBMA kommentaaridele ja majanduslikule aspektidele. Kõik tükki on justkui olemas. Aga nad ei moodusta väga sujuvat ja loogilist tervikut. Informatsiooni esitusviis mõjub kohati hüplikult ja võiks olla loogilisemalt struktureeritud. See takkas sujuvama lugemiskogemuse ja terviklikuma pildi sündmuste taustast.
Nõustun. See hüpleb natuke, jah. Need teemalõigud, uued tulijad, praegune turukorraldus, 4 kliirija ja Inglismaa pangaga, LBMA vaade, majanduslikud kaalutlused on kõik iseenesest relevantsed, aga nende järjestuse omavahelised seosed, see pole kõige paremini läbi mõeldud. Jah, see võib jätta lugejale sellise fragmenteeritud mulje. Nagu talle antakse kätte pusletükid, aga tervikpilti peab ta ise kokku panema. Ja lisaks sellele hüplikkusele on ka sisulisi lünke. Näiteks see JP Morgani domineerimine. Seda mainitakse, aga ei selgitata, miks just nemad on nii tugevaks saanud. Mis on selle ajaloolised põhjused? On see seotud mingite varasemate turumuutuste, tehnoloogiliste eelistega, strateegiliste otsustega? See taust aitaks mõista, kui suur väljakutse uutele tulijatele tegelikult on. Jah, see on hea point. Ja samamoodi need sisenemisbarjäärid. Mainitakse küll, et see on kallis, aga mis need konkreetsed takistused on peale raha? Just. Kas need on seotud rangete regulatiivsete nõuetega Londonis ja Inglismaa panga poolt või tehnoloogilise valmisoleku ja süsteemide ülesehitamise keerukusega või hoopis olemasolevate liikmete võimaliku vastuseisuga või raskustega integreeruda sinna võrgustikku? See jääb kuidagi ebamääraseks. Okei, nii et soovitus oleks siis struktuuri korrastada ja sisu täiendada. Jah, selgelt. Esiteks, grupeerida seotud teemad loogilisemalt kokku, luua selgem narratiivne kaar, mis juhatab lugeja samm-sammult läbi loo, ja teiseks, lisada seda puuduvat taustainfot, mis aitaks mõista turudünaamikat ja jõujooni paremini. Kuidas see struktuur võiks välja näha siis? Mingi näide? No näiteks, üks võimalik struktuur võiks olla selline. Alustada Londoni kullaturu praeguse olukorra kirjeldusest, kes seal praegu on, kuidas see toimib ja just nimelt see JP Morgani domineerimise teema koos lühikese selgitusega, kuidas see on kujunenud. See loob konteksti. See tundub loogiline algus. Siis liikuda edasi väljakutsujate juurde, tutvustada Cityt ja Morgan Stanleyt, nende konkreetseid plaane ja ambitsioone seoses Londoni kullaturuga, miks just nemad ja mida nad loodavad saavutada. Selge. Järgmisena võiks tuua sisse tururegulaatori ja eestvedaja vaate, need LBMA kommentaaride seisukohad, mida nemad arvavad uutest tulijatest ja turu arengust, see annab selle ametliku perspektiivi. Ja lõpuks siis need praktilised asjad. Just, lõpuks koondada kokku majanduslikud ja praktilised aspektid, mis neid panku motiveerib, kullahinna tõus, tasud, millised on sisenemise kulud ja väljakutsed, need samad barjäärid, mida peaks siis täpsemalt kirjeldama, see annaks loole konkreetse ja maandatud lõpu. See kõlab jah palju loogilisemalt ja sujuvamalt ja selle struktuuri sees saaks ka neid sisulisi lünke täita. Näiteks selgitada lühidalt, miks ajalooliselt on kliirivate liikmete arv olnud nii väike. Täpselt. Kas see on olnud taotluslik eksklusiivsus või lihtsalt väga kõrgete nõuete tulemus? Ja kirjeldada neid nõudeid natuke konkreetsemalt kui lihtsalt kallis. Näiteks, mis need võiksid olla? No näiteks mainida rangeid vastavusnõudeid, compliance, mis sellise keskse turu kliirimisega kaasnevad, või vajadust väga spetsiifilise turvalise ja kalli infrastruktuuri järele. Füüsilised kullavõlvid Londonis pole odav labueks. Kindlasti mitte. Ja võib-olla isegi puudutada seda enne vana poiste klubi aspekti. Kas olemasolevad liikmed teevad uutele tulijatele elu lihtsaks või pigem mitte? See on ka oluline dünaamika. Ja veel üks mõte selle täielikus osas, kas peaks mainima ka teisi olemasolevaid kliirijaid? HSBC, UBS, ICBC, Standard Bank. See oleks hea mõte, kui ruumi on. Kas või paari lausega. Mis on nende roll ja turuosa võrredes JP Morganiga? See aitaks luua veelgi terviklikuma pildi sellest konkurentsimaastikust, kuhu City ja MS üritavad sisse murda. Ei pea olema pikk analüüs, aga lihtsalt nende mainimine ja positsioneerimine aitaks konteksti luua. Nõus. See struktuuri ja sisu täiendamine muudaks materjali kindlasti palju tugevamaks ja informatiivsemaks. Ja see viib meid sujuvalt kolmanda teemani. Kuidas allikaid kasutatakse ja kas see kõnetab sihtgruppi piisavalt sügavalt? Tekstis on viiteid asjaga tuttavatele inimestele ja tsiteeritakse ka LBMA juhte Ruth Crowelli ja Paul Fischerit.
jah, allikate kasutamine on alati võtmeküsimus, eriti finantsajakirjanduses. Ja siin ongi järgmine arengukoht, ma ütleks. Kuigi allikate, sealhulgas anonüümsete ja nimeliste tsitaatide kasutamine lisab materjalile usaldusväärsust, võiks nende konteksti ja tähendust sügavamalt avada, et pakkuda lugejale pelgast info edastamisest enamat. Mida sa selle all täpsemalt mõtled? Kas probleem on anonüümsetes allikates? Osaliselt küll. Need anonüümsed allikad stiilis asjaga tuttavad inimesed on paratamatus selles valdkonnas, aga siin jääb nende taust täiesti lahtiseks. Kes need inimesed võiksid olla? Kas nad töötavad Citi või Morgan Stanley sees või hoopis konkureerivas pangas või on nad turuanalüütikud, regulaatorid, maaklerid? See teadmatus teeb ja info kaalu hindamise keeruliseks. Just. Kas nende info on erapoolik? Kui hästi nad tegelikult asjaga kursis on? See on nõrkus. Ja isegi nimeliste tsitaatide puhul LBMA juhid Crowell ja Fisher on sarnane asi. Tsitaadid on küll olemas ja relevantsed, aga neid kasutatakse pigem illustratsioonidena, et näidata LBMA seisukohta. Aga mida need tsitaadid tegelikult tähendavad? Seda võiks rohkem lahti kirjutada. Täpselt, mis on nende sügavam tähendus, mida need tegelikult ütlevad turu, konkurentsi ja LBMA enda strateegiliste eesmärkide kohta. Seda analüüsi jääb vajaka. Neid lihtsalt esitatakse, aga ei analüüsita. Okei, ja mis oleks soovitus siis? Kuidas seda parandada? Soovitus oleks kahes suunas. Esiteks, anonüümsete allikate kuul proovida anda nii palju konteksti kui võimalik, ilma allikate ennast muidugi paljastamata või ohtu seadmata. Teiseks, tsitaate mitte ainult esitada, vaid ka analüüsida. Mõtestada lahti, mida öeldud tegelikult tähendab ja millised võivad olla selle taga olevad motiivid või sõnumid. Kuidas seda anonüümse allika puhul teha saaks? Mingi näide? No kas oleks võimalik öelda midagi stiilis? Pangandussektorile lähedal seisvate, kuid konfidentsiaalsus palunud allikate sõnul või turuosaliste seas liikuvate, kuid ametlikud kinnitamata andmete kohaselt. See annaks lugejale vähemalt mingi vihje allika olemuse kohta. See aitaks juba natukene. See teeks selgemaks küll. Ja tsitaati analüüs. Võtame näiteks Ruth Crowelli kommentaari, kus ta ütleb, et huvi kliirivaks liikmeks saamise vastu on tundnud mitmed pangad. Praegu on see lihtsalt faktina esitatud. Kommentaar, ehkki ta nimeliselt panku ei maini, viitab potentsiaalselt laiemale huvile kui vaid Citi ja Morgan Stanley oma. See võib signaliseerida suuremat nihet Londoni kullaturuseni üsna suletud ja eksklusiivses ringis. Ja võiks lisada ka teise vaatenurga. Jah, näiteks. Samas võib see olla ka LBMA teadlik katse näidata turgu dünaamisema ja avatumana, et meelitada liki uusi osalejaid ja suurendada turumainet. See avaks tsitaadi tähendus palju rohkem, eks ju? Jah, see annab palju rohkem mõtteainet. Ja samamoodi Paul Fisheri tsitaat. See pole nullsumma mäng, mis viitab sellele, et uute tulijate lisandumine kasvatab kogu turgu, millest võidavad kõik. See on üsna optimistlik vaade. Jah, see on LBMA vaade. Aga kas see on ainus vaade? Siia võiks lisada kriitilisema või kontekstualiseerivama perspektiivi. Kuidas see kõlaks? Kogemus turu kasvust kõigi osaliste vanguks peegeldab selgelt LBMA kui turukorraldaja strateegilist huvi suurendada turu sügavust, likviidsust ja rahvusvahelist mainet. See on arusaadav LBMA seisukohast. Aga siis see teine pool. Just. Samas jääb küsimus, kas olemasolevad suurtegijad, eriti turuliider JP Morgan, jagavad seda vaadet sama entusiastlikult. Nende jaoks tähendab uute tugevate konkurentide sisenemine paratamatult potentsiaalset turuosa kaotust ja suurenevat survet marginaalidele. Seega, kuigi turg tervikuna võib kasvada, ei pruugi see kõigi olemasolevate osaliste jaoks olla ühtemoodi kasulik. See on suurepärane näide, kuidas tsitaati saab kasutada hüppelauana sügavamaks analüüsiks, selle asemel, et see lihtsalt õhku rippuma jätta. See näitab lugejale, et autor mõtleb kaasa ja mäeb erinevaid tahke. Täpselt. Kokkuvõttes aitaks selline allikate nii anonüümsete kui nimeliste läbimõeldum ja analüütilisem kasutamine muuta materjali palju usaldusväärsemaks, sügavamaks ja ka kõitvõuks. Eriti just sellele sihtgrupile, kes tõenäoliselt otsibki sellist lisaväärtust. Selge pilt. Võtame siis tänase arutelu peamised punktid kokku. Tundub, et materjalil on tugev uudisväärtus, aga selle potentsiaali täielikuks realiseerimiseks oleks vaja teha mõned olulised täiendused. Just nii. Esimene suur teema oli loo sügav tähendus ja ainulaadne vaatenurk.
praegu keskendub see liialt sellele, mis toimub, aga vähem sellele, miks just nüüd ja mida see tegelikult tähendab. jah, soovitus on tugevdada analüütilist mõõdet, otsida vastuseid neile küsimustele ja leida see eristuv konks, mis tõstaks loo esile. Teiseks, rääkisime struktuuri loogikast ja sisu täilikkusest. Praegune infoesitus on veidi hüplik ja jätab välja olulist taustainfot, näiteks JP Morgani domineerimise põhjused ja konkreetsed sisenemisbarjäärid. Siin oli soovitus materjal ümber struktureerida loogilisemaks narratiiviks ja lisada puuduvat konteksti, et luua terviklikum pilt. Ja kolmandaks käsitlesime allikate kasutamist. Nii anonüümsed allikad kui ka nimelised tsitaadid vajaksid rohkem konteksti analüüsi. Just, lihtsalt info või tsitaadi esitamise asemel tuleks avada nende tähendust, võimalikke tagamaid ja seoseid laiemas pildis. Soovitus on olla allikatega läbipaistvam nii palju kui võimalik ja kasutada tsitaate analüüsi lähtepunktina. Nii et need 3 valdkonda, analüütiline sügavus, struktuuri selgus ja täielikkus ning allikate nutikam kasutamine on peamised kohad, kus materjali annaks oluliselt tugevamaks muuta. Konkreetsed sammud edasiminekuks võiksid siis olla esiteks süveneda ajastuse ja strateegilise tähtsuse analüüsi. Miks just nüüd, mis on pikaajalised mõjud? Jah. Teiseks korrastada teksti ülesehitus, näiteks see pakutud struktuur, turu hetkeseis ja JP Morgan, siis uued tulijad, siis LBMA vaade ja lõpuks majanduslikud aspektid ja väljakutsed. Kolmandaks lisada puuduvat konteksti, JP Morgani domineerimise tagamaad, konkreetsemad sisenemisbarjärid. Ja neljandaks analüüsida tsitaate, mitte ainult esitada neid, vaid mõtestada lahti, mida need tegelikult tähendavad ja milliseid huve või vaatenurki peegeldavad. Selge. Loodame, et see põhjalik arutelu ja need soovitused on abiks materjali edasisel viimistlemisel. Kindlasti. Ja kui olete nende mõtete põhjal muutusi teinud, saatke julgelt oma töö uuesti. Vaatame hea meelega, kuidas on edasi arenenud. Suurepärane! Aitäh kuulamast!